esimene kord, kui me matchime täna riidest, aga kedagi ei koti, sest kõik tahavad teada, mis täna? Täna hakkame rääkima koristamisest. Ja Martti, me räägime täna koristamisest ja me ei räägi siin mingisugusest sinu magamistoa koristamisest või kellegi... Oleks vaja küll. Absoluutselt kõigil on vaja või siis kusagil tagaaias riisumist, vaid me räägime koristamisest ikkagi väga suures ja mastaapses võtmes. Nimelt 8. septembril aastal 2018 toimub ülemaailmne koristuspäev. Oled sa kuulnud sellest? Ülemaailmne koristuspäev? Teeme maailma prügist puhtaks. Ma tean, et meil Eestis kunagi oli see teeme ära, on ju? Seda ma olen kuulnud. Tõesti, et sa nagu läksid. Mina pole kunagi sellest osa võtnud. Shame on you. Minu shame võib-olla tõesti, ma ei ole kunagi sattunud. Aga ma ei teagi, kus see kadus. Üks hetk ma lihtsalt ei pannud seda enam tähele. See toimub siiamaani tegelikult see teeme ära koristamine. See on sellepärast, et ma telekat ei vaata. See on ilmselt sellepärast, et sa ei vaata telekat ja sa ei tarbi massimeediat. Teeme ära toimub endiselt siiamaani, aga nüüd see aasta on võetud asi suurelt ette. Meie väiksest pisikesest Eestist, meie väiksest armsast teeme ärast on kasvanud World Cleanup Day, ehk siis see aasta esimest korda koristatakse kogu maailm prügist puhtaks. Kas on juba, ma ei adu ära, et kuidas nagu, ma saan tõesti aru, meil on endal oma päev, on ju, millal meil on siin teeme ära, kõik saavad korda, on ju. Meil õnneks väga palju koristada pole, sest me hoitakse tegelikult üsna palju kasti korda. Mulle vähemalt tundub Tallinna pildis ja Tartu pildis, kus ma olen üles kasvanud. Jah, see on linnapilt, aga kui sa lähed ikkagi linnast välja metsa, siis seal on olukord natukene kurvem. Vaadake mu Insta-storit, seal on üleval üks highlight, ta näete prügi koristamisest asja. 2018. aastal osaneb 380 miljonit inimest. 380. Ja see on umbes 5% kogu maailma populatsioonist hakkab ühel päeval koristama. See on päris huge, kus hakkad mõtlema, mis asja on eestlased nüüd korda saatnud, eks ole. Ja miks see kampaania siis loodud on loomulikult selle jaoks, et maailmas on liiga palju prügi. Aasias eriti on ju. Aasias veel eriti, eks ole. Mida rohkem riigis inimesi, seda rohkem seal ka prügi on. Ja selle eesmärk ongi siis see, et näidata maailmale ja inimestele, et on võimalik inimjõududega ära teha. Ja see Let's Do It World Cleanup Day ei ole absoluutselt kusagilt otsast mingi poliitiline projekt, vaid see on täiesti kodanikualgatuse projekt. No loomulikult on siit väiksest Eestist tulnud, siin ei ole mitte mingit poliitikat. Meil ikka siin konnatiigis ikkagi paarite isased konnad natukene nagu kaklevad. Ma küsin lolli küsimus võib-olla, kuidas see välja näeb? Ma registreerin ära ja lähen nüüd siis nagu mingit metsa koristama. Jah, põhimõtteliselt sa saad ära märkida endal selle, et kus piirkonnas sa tahad koristada ja sa võid valida näiteks enda kodu lähedal mingi kohaga, sa võid ka valida endal täiesti minna näiteks kusagile mujal riiki koristama, kui sa tahad, et see, kus sa seda koristad. Sa ise lähed, keegi ei saada sind, keegi ei maksa sul seda reisi kinni, sa lähed ise kohale. Väikse kuradi paalil, väikse kuradi tripi teha, korinad paar kuradi kilekotikest täis asja. Palil, oled sa käinud Palil? Ei ole. Ma olen ise elanud kuu aega kunagi Palil. Asi, mis mind Pali juures meeletult häiris, oligi see, et neil on antud nii ilus loodus, neil on antud nii ilus maa ja nad suudavad lihtsalt selle prügiga ära rikkuda, et seal konkreetselt suurte sõiduteede ääres kraamid olid kõik triiki prügi täis. Ise tekkinud prügiväed ja see oli nagu päris nästi. Miks tekib väga palju prügi, eriti metsa alla, inimesed veavad tohutult palju mingi ehitusjääke ja mingeid asju. Ongi see, et prügi ladustamine on meeletult kallis, loomulikult see ei olegi odav lõbu, eks ole, aga kui sul on valida, kas sa viid oma maja prügi, mis sul on maja ehitusest näiteks jäänud prügimäele ja maksad sellest 5-10 tonni, need numbrid on sellised, või siis salaja pimedas viid selle metsa alla, siis paljud inimesed kahjuks valivad selle, et nad viivad selle prügi sinna metsa alla, mis on tegelikult nagu väga väär ja nagu väga kole. Mitu prügikotitäit prügi sa nädalas ise välja viid? Ma ise eelmine nädal vaatasin, mul on reaalselt, mul oli üle päevit, aga mul kolisin ka just sisse. Ma vastasin, et ikka meeletul kogusel toodame ise prügi. Pakend, aga kas sa sorteerid ka prügi? Nii palju sorteerime, et on pudelid. Ja taara ja kõik muu läheb ühte? Pudelid, paber ja siis kõik muu. Sest mul on endal olemas kodu lähedal, või täpselt seal, kus ma viin prügi ära, seal on kohe paberikonteiner ka. Mis on paberikonteiner, panna ka tõesti mingid papipakendid ja muud asjad, on ju, aga tõesti kõik muu sodi, see läheb sinna kõik ühte. Aga tegelikult oleks vaja ka sorteerida kindlasti prügi. Endiselt ma ei saa nagu ikkagi aru nendest inimestest, mis neil viga on, et sa lähed viskad prügi metsa? No ma ei saa isegi nendest inimestest aru, kes nagu aknast välja viskavad asjad. Nagu tee ääres, kui see nagu autoaknast. No see oli kunagi ju see tore ütlus, et Eesti puhtaks alusta autost, et loobi kogu pahna autost välja ja siis küll keegi selle metsalt nagu kokku koristab. Palun hoolitsege meie emakese looduse eest, sest et ühel hetkel, kui teie võib-olla olete 45-aastased ja teil on lapsed, siis pole enam seda planeeti, kus elada. Meil on siin ainult üks kõrb.
hunnik mingit jama, üleujutused, kõik kliima soojenemised, kõik muud asjad on väga palju tekkinud prügist, nii et rõhutan veel kord, panen teile südamele, hoiame loodust, hoiame oma planeeti ja ei ole matsid, sead ja värdjad, kes arvavad, et meie järgi peab kõik keegi ära kusagilt ära koristama, et kõik hakkab meist endast. Just, ja kui sina oled julge jätta prügi maha, siis oled ka julge seda kommentaarides tunnistama, loomulikult. Kas sina võtad osa? Ma pean nüüd natuke uurima, sest ma kuulsin esimest korda, minu jaoks oli see ammu läbi, nii et... Ei, see ei ole läbi, see nüüd on veel suurem kui kunagi varem, nii et... Oota, mis kuupäev see oli? See on 8. igaks juhuks kontrollin üle, 8. september. Ja kusjuures... Ma sõidan just ise ühel saarel ära, võib-olla lähen seal saarel vaatan. Aga mine korista seal saarel ja kusjuures, mis on veel nagu pull selle juures, et kogu see projekt on hakanud pihta ühest inimesest. Tänuväärt värk ja likeige, subscribe'ige, kommenteerige ja kohtume teiega juba homme. Mis me homme teeme? Saladus. Davai. Prügi kasti. Ilus hästi.